Konkreetsetest portreedest veel rääkides on meie oksjoni kataloogis selle sama Müüleni töö kõrval Eduard Viiralti 18. aastast pärit üks pigem selline koondportree mingist seisundist teos pealkirjaga Laua ääres. Väga rariteetne töö Viiralti loomingu rea presenteerimisel. Eduard Viiralt on kunstnik, kelle puhul mulle tundub, et me oleme arvanud, et me justkui teame teda, aga tegelikult ei tea, et ta on endiselt ammendamatu. See tema pulbitsev vandelateist teistsugune lähenemine, samuti sürrealismi kasutamine, tema tehniline filigraansus niikuinii, mida on aastakümnet hiljemgi Eesti graafikud imetlenud ja mõned võib-olla isegi järgi proovinud aimata. Ja Viiraltiga rahvusvaheline tähelend ikkagi 30-ndatel Pariisis ta oli tuntud autor ja täiesti põhjusega, et ma arvan Viiralti avastamine, võib-olla kõlab see kummalisena, aga mulle tundub, et Viiralti avastamine alles ootab ees. Me teame üht-teist, aga me ikkagi ei hooma, kui meisterlik ta siis lõpuks oli. Siin oksjonil on ka ju kaks kõige tema olulisemat lehte, Põrgu ja Kabaree, mis ma ütleks ka kuuluvad maailmakunsti ajalukku, sest kuigi üpris väikesel territooriumil, ta ei kasuta ju 2-meetrised lõuendeid, üpris väikesel territooriumile ta suudab inimese eksistentsi mõned kõige põhilisemad küsimused ära mahutada. Väga dramaatilisel, väga grotesksel, väga veenval viisil. Ja me justkui teame ka neid lehti, aga ma arvan, et endiselt nad üllatavad. Nende vaatamine endiselt pakub järjest ja järjest üllatusi, imestamisi, kuidas on võimalik üldse selliste mõtete ja kujutluste peale tulla, kuidas on võimalik neid nii filigraanselt joonistada ja plaadile kraapida. Põrgu ja Kabaree mitte ilma asjata ei ole Eesti kultuuriloos midagi enamat kui lihtsalt kunstiteosed. Nende põhjal, me teame, on tehtud joonisfilme, on tehtud lavastusi. Nad on omaette märgid, kui küsida inimeste käest, milliseid kunstiteoseid te üleüldse Eesti kunstiajaloost teate, mitte siis ainult autoreid, vaid just konkreetseid töid, siis ma arvan, et Põrgu ja Kabaree on need, mida peaaegu igaüks tunneb. Ma arvan, et Viiralt ongi selline autor tegelikult, kellega me võime sellele jutuajamisele punkti panna, kuigi tahaks rääkida nendest grotesksetest karakteritest veel Viiralti kõrval teistestki. Ent siiski Viiralt on mõneti tõesti muutunud Eesti kunsti selliseks sünonüümiks või võrdkujuks, et kindlasti oksjoni kontekst tõstab teda esile ka laiemalt ja just võib-olla väärtustab neid töid ka kunstituru seisukohalt, sest Viiralt on ka graafikutest ju kõige kallimaid autoreid ja tema teoste hinnad on ületanud ka juba mitmete maalide hindasid. Jah, siin on oksjonil ju mitte ainult tema graafilised lehed, vaid ka akvarell, väga haruldane akvarell, väga hästi maalitud ja noore Viiralti poolt. Just hiljati lugesin ühe Viiralti kaasõpilase mälestusi, kus ta ütles, et Viiralt nagu näiteks Elmar Kits oli kunstnik, kes võttis ükskõik mis, mitte isegi teema ette, ükskõik mis kunstitehnika ja ta õnnestus, et tema näiteks jälgis, kuidas Viiralt tegi skulptuuri ja kõik olid kadedad graafikast rääkimata, aga ka akvarelli puhul me näeme, et ta on peaaegu ületamatu.
House Gallery.